Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafika juttusid ja minu tänane külaline on taas iseseisvunud Eesti 3. president Toomas Hendrik Ilves. Tervist, Toomas! Tervist! Suur aitäh, et tulite. Esimene küsimus teile on see, et sellel hetkel, kus teie olite Eesti Vabariigi president, mismoodi te kujutasite ette, et kuhu suunas liigub Eesti, kuhu suunas liigub maailm, millised olid, ma ei tea, lootused, hirmud ja kas see, kuhu me siis tänaseks päevaks oleme välja jõudnud, erineb sellest, mis sellel hetkel võis ette kujutada? No ütleme nii, et kõike halbu asju ette aimata on võimatu ja ajab inimese hulluks, kui ta hakkaks mõtlema nende peale, aga minu soov oli, ma ütleks, et arendada kodanikuühiskonda, et tulla välja sellest, iganenud nõukogude mõttelaadist, et kõik sõltub riigist, et inimesed võivad ise midagi teha ja eriti nad võivad ise koos midagi teha. Ja teine asi, mida ma olin juba tol ajal peaaegu 15 aastat propageerinud, ma juba 90ndate aastate algusest olin ise jõudnud järeldusele, et need riigid, kes suudavad toime tulla tehnoloogiaga, IT-ga, informatsioonitehnoloogiaga, saavad, on eelisseisundis ja see tekkis suhteliselt vara tänu sellele, et Eesti oli väga vaene. Ütleme nii, et kui 38. aastal, kui lugeda Cambridge'i ülikooli väljaannet Euroopa majandusajalugu, siis seal on Eesti oli Soomest natuke, mitte palju, aga natuke SKT per capita poolest ees. See oli 38, viimane täis ja järelikult mõõdetav aasta enne teist maailmasõda, Soome puhul juba talvesõda. Aastal 1992 mis oli esimene täis aasta, kus oli võimalik mõõta Eestis SKT-d juba uuesti, oli Soome SKT per capita 23 800 ehk ütleme 24 000 USA dollarit. Eesti SKT oli per capita oli 2800 dollarit ehk 8 korda väiksem kui Soome. Ja kui siis vaadata seda Soome trajektoori, meie trajektoori, siis oli selge, et meil on väga palju, mida me peame tegema. Ja nüüd see kogu arengumajanduse probleem on kuidas sa jõuad järele. Kui Soomel oleks sel aastal olnud 1% majanduskasv, ta oleks, ütleme, 1,5% majanduskasvu, mis oleks niisugune nigelavõitu majanduskasv. Ja Eestil oleks olnud sel aastal 10% majanduskasvu. Oleks Soome ikka meist ees. Ehk see on nagu Kreeka filosoofi Zeno paradoks, et Achilles võib joosta nii kiiresti kui tahes, aga kilpkonnale ei jõuda kunagi järele. Nii et see oli nagu suurem ja väga masendav probleem. Ja siis ma, kuidas seda teha? Me võime mida teha? Ja siis aastal juulis 1993 tuli ütleme, turule esimene veebilehitseja, mille nimi oli Mosaic või Mosaic eesti keeles. Ja et selleks, et seda arvutisse saada, sa pidid minema poodi, ostma, ma ei tea, see oli 29,99 maksis siis $29.99, ostsid sa sellise paki, seal pakis oli, ma ei tea, 5 või 7
flopid ja siis sa pidid üles laadima, mitte alla, aga üles laadima oma arvutisse veebilehid. Ma tegin selle, sest ma olen juba ammu, ütleme, lapsest või 15-aastasest saati olin ma, kus ma õppisin programmeerimist. Ütlesin, et kurat, see on päris huvitav asi, et see on üks koht, kus me kõik oleme samal stardipunktil. Ei ole, et Soome või Saksa või USA on siin 50 aastat ehitanud suuri vägevaid magistraalteid ja meil on ikka mingi nõukogude nagu halvasti ehitatud teid ja kõik varust, kogu olukord oli, see oli 50 aasta jooksul kõik alla käinud ja teised olid ette jõudnud, aga see on koht, kus me oleme täiesti võrdsed. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et see on see koht, kus meil on võimalus olemas ja me peaksime nüüd seda teed võtma. Nii et ma olen juba sellest ajast alates ja oleme siis teine asi oli, et kuidas seda saavutada ja mille peale ma tulin tollal oli, et mina olin õppinud täiesti harudasel nagu ühekordsel programmis, mida tegi minu matemaatikaõpetaja, sest ta tegi oma doktoritööd matemaatika pedagoogika alal ja siis tema küsimus, kas me saame õpetada lapsi programmeerima, mida siis me tegime. Ja siis ma õppisin 15-aastaselt, kuidas programmeerida. Siis ma ütlesin, et no nii, me tahame, et inimesed hakkaksid tegelema IT-ga, kuidas nad teevad seda, kuidas me viime seda ühiskonda ja siis ma ütlesin, äkki hakkaks lastega pihta, sest vanemad inimesed eriti seda ei hakka tegema. Ja siis sellest sündis idee Tiigrihüpe, mis siis õnneks läks läbi tänu sellele, et Jaak Aaviksoo oli tollal, kui ma pakkusin, tulin välja ideega, oli haridusminister ja tema kui astrofüüsik ja ütleme selline matemaatika inimene ütles, et ja see on hea idee ja siis ta oli minister, surus selle läbi valitsuses. Igatahes aastaks 2006, siis oli selge, et Eesti oli juba päris väga palju rohkem saavutanud kui suur osa nii-öelda nagu vanast Euroopast, USA-st. Siiamaani oli Euroopa Komisjoni hinnang avalike teenuste pakkumisel digitaalselt, vähemalt oli Eesti number 1 Euroopas. 2 nädalat tagasi tuli välja ÜRO oma hinnanguga, jälle Eesti oli number 1 maailmas. Aga 2006 olime ka siis, aga siis ei mõõdetud seda üldse, kuna see ei olnud isegi mingi asi, millest inimesed aru said. Aga see oli, ütleme, kui võtta pikka jutu kokku, siis teine asi, mida ma tahtsin, mida positiivselt nägin väljakutset oli seda veel arendada, viia edasi, soodustada või soovitada noortel inimestel tegeleda IT-ga, õppida siis reaalaineid, mis ma arvasin oli siis üks tee Eesti jätkuvale arengule. Kas teil elasite pikka aega Ameerikas ja kui ma ei eksi, teil endal on psühholoogias kõrgharidus, eks ole? See oli mingi pistmist, see psühholoogia, mida ma tegin, oli pigem loodusteadus, seal ei olnud. Ma uurisin tajumist ja nägemist ja see ei ole nagu inimeste probleemid või midagi või kuidas ma saan milleski aru, kui inimene mõtleb. See oli puhtalt selline laboritöö, mõõtsin, kuidas silm reageeris valgusele ja
Selge, aga kui teie tulite Eestisse ja hakkasite panustama Eesti või noh, te juba panustasite sellesse ennem, kui te ka elasite ju Saksamaal ja nii edasi, aga kui te hakkasite Eestis näiteks poliitika võtsite kätte, kas teil oli ka välismaalt, olgu see siis Ameerikast, Euroopast, kuskilt mujalt või ajaloost mingisuguseid eeskujusid, suurkujusid, keda te imetlesite või kelle moodi te mõtlesite, et see inimene on nii-öelda oma riiki aidanud sellisel õigel viisil ja tahaks suuta teha samamoodi? Ma ei ütleks just nii, pigem ma ütleks, et tänu haridusele ja lugemusele, mis oli omakorda ajendatud Eesti ajaloost, et selline valgustusajastu arusaam sellest, kuidas tuleb kaitsta inimest, üksikindiviidi õigusi, kuidas selle nimi oleks lühidalt kokkuvõtnud klassikaline liberalism, mis on, ütleme, mida ajas 19. sajandil alates, lähtudes siis 18. sajandi suurkujudest nagu John Locke ja Montesquieu, aga siis 19. sajandil see nagu ei olnud enam teoreetiline, aga ütleme John Stuart Mill vabadusest, see raamat Vabadusest, mis on eesti keelde tõlgitud umbes 20 aastat tagasi Kaja Taela poolt. Et see raamat näiteks mõjutas minu mõtlemist, pigem raamatud, mitte inimesena on mind mõjutanud. Ja kogu see, ilmselgelt terve see IT-asi on terves maailmas, mitte ainult Eestis väga-väga suure hooga tööle läinud. Kas tollel hetkel, kui seda kõike hakati tegema, kas keegi ka mõtles, kujutas ette, proovis ette arvata, et mis võivad olla need mingisugused nii-öelda probleemsed kohad, mis kunagi tulevikus kerkivad ette, kui terve maailm on internetti üle viidud? Ei, see ongi häda. Ma ütleks, see on suur häda praegu Euroopa Liidu seadusandluses, et nad reageerivad tagantjärele nagu väga aeglaselt ja pigem üritavad piirata asju, kui lubada neil arendada. Et ma olen see suur läbimurre võib-olla vale sõna, see murdepunkt mina arvates, kuidas tehnoloogia hakkas mõjutama meie kõigi elusid, oli selline kaheastmeline asi. 2006 tuli välja siis nutitelefon, mis võimaldas juurdepääsu ja kõigile internetile. Enne seda olid ainult arvutid, kas või siis sülearvutid, sagedamini siis lauaarvutid. Need olid kallid ja see protsent inimestest, kellel oli juurdepääs arvutil, oli väga väike. No isegi nii IT seisukohalt arenenud riik nagu USA, et 90. aastate lõpus oli umbes ainult kolmandikul leibkonnal oli arvuti või omas mingi viisil. Aga siis see nutitelefon tegi juurdepääsu internetile kõigile saadavaks. Ja kohe pärast seda tuli teine samm, oli, et Mark Zuckerberg otsustas viia Facebooki teha Facebooki äpp, mis oli saadaval nii Androidi kui ka Apple'i telefonides. Ja seal me näeme, kui me vaatame seda arengut, selline Facebook nagu kasvas plahvatuslikult. Praegu selle ajal 3,5 miljardit inimest maailmas on Facebookis. Ja suur osa nendest arvabki, et Facebook või et internet ongi Facebook.
Zuckerberg ise on seda üritanud propageerida ja pakkus välja, et no kui et me teeme Indiale internetti ja siis te kasutate internetti läbi Facebooki, õnneks siis India valitsus ütles, et tänan ei. Aga mis see oli siis 2007. aastal ja sealt edasi hakkas asi minema esiteks positiivses suunas ja pärast seda täiesti rappa ja me oleme selle keskel olnud juba mingi 6, isegi pea 8 aastat. Et oli suur vaimustus 2011. aastal, kui toimus siis Araabia kevad. Ja kuidas siis kõik nii IT, ütleme need sotsiaalmeedia firmad, Twitter ja Facebook, ütles, vaadake, meie teenust kasutades võtsime maha või rahvas võttis maha diktatuuri. Seda propageerisid ka poliitikud, Obama ja Hillary Clinton ja veel inimesed ja siis oli suur joovastus. Ja vaadake, kuidas nad tegid seda, neil ei olnud isegi raha selleks. Ja siis on mõned autoritaarsed riigid, kui vaadata nende tegevuse arengut, ütlesid, ilma ressurssideta või võtta maha valitsused ja tekitada rahutusi, aga kuidas oleks siis, kui me paneme raha sellesse, siis on ka ressursid taga, riiklikud ressursid. Ja me juba nägime seoses Krimmi annekteerimisega, isegi aasta enne seda, meil on niisugune sotsiaalmeedias hakkasid ilmuma sellised libauudised, alguses mitte eriti, aga siis kui toimub 2014. aastal, kus siis toimus Krimmi annekteerimise, me nägime plahvatuslikku tõusu. Ja kus see on nii mõjus olnud, et vanasti selle, et propaganda ja libauudised on mingi uus fenomen, Trooja hobune oli mõnes mõttes nagu petekas, aga kui me vaatame kaasaega, siis selline kuulus juhtum, kus 1985 või nii, KGB sokutas ühe kohaliku provintsi kommunistliku partei ajalehte Indias selline lugu, kuidas see AIDS või oli CIA väljamõeldis või tähendab loodud ja see loodi selleks, et tappa mustanahalisi inimesi. Ja seal see istus. Aga see tasapisi, mõni vähem provintslik leht võttis selle üle. Lõpuks siis 2 aastat hiljem ilmus Der Spiegelis Saksamaal, mis on nagu üle Saksamaaline väga tõsiselt võetav uudise ajakiri, mille lugusid loetakse üle maailma ja siis seal hüppas üle Atlandi ookeani, siis USA-sse läks pihta. See võttis 2,5 aastat, et väljamõeldis jõuaks nagu laialt inimestele kätte. Facebooki ja Twitteri kaudu see on niisugune fenomen, et mõtled midagi välja, postitad ja kohe on nagu kõik seal olemas. Ja see on üks meeletu muutus, mis mõjutab meid kogu aeg ja alguses oli jäänud uudisi, mis tulid Ukrainast. Kus see läks tõusuteel oli 2015. aastal, kus siis juba sotsiaalmeedia kaudu Hollandis tekkis kampaania, et teha referendum
Ukraina assotsiatsiooni, Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsiooni leppe kohta. See on täiesti absurdne idee. Euroopa Liidus ei ole kunagi isegi referendum liikmelisuse kohta. Assotsiatsiooni leping oli asi, mille me kirjutasime alla 10 aastat või 9 aastat enne, kui me liitusime Euroopa Liiduga. See ei oma mingit tähendust tegelikult. No see on sisuliselt selline vabakaubandusleping, millele lisandub juurde õpetajate ja õpilaste vahetusprogrammid. No, see on kõik. See on väga, aga siis nad koguti allkirju piisavalt palju, et panna siis, et teha siis, tuleks referendum, mida siis parlament oli kohustatud seda tegema. Ja siis tuli massiline kampaania Ukraina vastu, kõik sotsiaalmeedias. Ja siis kukkus läbi, siis Holland oli suure probleemi ees, et niisugune asi, mis ei ole kunagi juhtunud, väga piinlik, et see on asi, mis tegelikult seal ei ole midagi, see leping ise on tähtsusetu Hollandi seisukohalt. Ja see oli väga edukas ja siis sealt hakkas siis järgmine aasta oli Brexit, kus täiesti uputati Inglismaal või Suurbritanniat propagandaga või väljamõeldistega, millele läksid kaasa poliitikud, kes siis ise võimendasid seda. Ja siis me saime Brexiti. Ja kus see läks tõesti käiku, oli USA presidendivalimistel 2016, kus siis nii murti sisse, häkiti ehk Hillary Clintoni serverisse, kuidas siis toodeti kogu aeg libauudiseid, manipuleeriti ühiskonnaga. Minu lemmiknäide tollest aastast oli, et oli 2 kunstlikku Facebooki lehekülge, mil oli kümneid tuhandeid jälgijad, aga mõlemad olid loodud Peterburis. Üks oli islami vastane lehekülg, kus kõik meie Ameerikat ähvardab siis islami usk ja islamistid ja teine lehekülg, mis oli samuti loodud samade inimeste poolt, mis oli, et tolereerime või tolerantsi või sallivust propageeriv lehekülg, mis puudutab eriti just muhameedlasi. Ja siis tuli üks päev, kus oli mõlemal poolel tuhanded ja siis me teeme meeleavalduse sel ja sel tänavanurgal Austin, Texases, protesteerime muhameedlaste vastu. See oli üks kontingent, tuhanded inimesed, kes loevad seda. Ja siis oli teine lehekülg, kuulus oli, me teeme meeleavalduse sel ja sel päeval, sel tänavanurgal, samal tänavanurgal, sel kellaajal. No need lugejaskonnad, publikud on täiesti erinevad, nad ei kattu. Aga sa tood neid kokku läbi sotsiaalmeedia, ilmselt lootused tuleb mingi kokkupõrge. Ei tulnud, et selle saadeti jaole enne, kui see juhtus või kui see aeg oli saab, aga see näitab sellist meeletut poliitilist võimu. Või see on, tähendab, mida, et sotsiaalmeedia võimaldab meeletult konsekventseid asju, mis võiksid tuleneda, mis oli vanasti täiesti võimatu. Ja see on see suur muutus, mis on toimunud selles ajavahemikus, ma ütleks 2006-2016, mis on tegelikult minu ametiaja periood. Seoses selle sama teemaga, millest me just rääkisime, äsja juhtus asi, mis tervet maailma ka mingil määral vähemalt internetis raputas, mis oli see, et Elon Musk ostis ära Twitteri, eks ole, ja siin on nüüd täpselt selline väga jälle lõhestav teema, kus on paljud inimesed, kes arvavad ühtpidi, paljud arvavad teistpidi, aga vähemalt kõik inimesed saavad aru sellest, et see sama asi, mis
siis kui toimus veel Araabia kevad, kõigile tundus, et et demokraatia saab läbi selle nii palju tugevamalt õitsema, et nüüd nähakse seda, et okei, et kas on siis üks firma, kus on tundmatud inimesed, kes saavad kontrollida, mida inimesed võivad või ei või öelda, või on siis lihtsalt üks megarikkur, kes saab täpselt neid samu asju otsustada. Et mis teie isiklik arvamus on selle kohta? No ma ütlen, esiteks Eesti puhul, Eestil on ebatavaliselt vähe üle maailma inimesi Twitteris. See on suur, naljakas, kui eestlased, Eesti debatt käib Facebookis. Vastupidi näiteks Lätis, kus jälle Twitter on see, mis on see eelistatud platvorm, kus keskustelud ja vaidlused käivad. No see, kelle käes on need sotsiaalmeedia firmad on olnud juba kaua aega muret tekitav poliitikutele. Ja Elon Musk, tema nüüd see käik viimastel nädalatel on, eriti eredalt seda esile toonud, aga see on juba probleem. See oli juba probleem kohe pärast 2016. aasta valimisi USA-s ja seal Suurbritannias. Et me peame sellega arvestama. Miks me peame sellega arvestama laiemalt? On, et me pühendame palju energiat, raha, ressursse NATO-le ja teeme seda õieti. Aga kui mõelda, kes võiks rünnata, siis tegelikult see on kõik väga kallis, nagu me näeme, Ukrainas nagu enda sõdurid surevad, see okupatsioonikulud, kahjusid, mis tekivad su enda riigile. Aga mis oleks, kui kasutame sotsiaalmeediat, et ühes demokraatlikus riigis toetada nii, et ta võidaks NATO vastas. See leidis aset 2017. aastal, kus kogu Vene sotsiaalmeedia poliitiline aur läks selle peale, et toetada Marine Le Peni, Macroni vastu. Ja Marine Le Peni üks esimesi või tähtsamaid asju, mida ta, seisukohti oli, et kui mind valitakse, Prantsusmaa astub NATO-st välja. Kusjuures, see on Euroopast tollal, see Euroopa Liidust oli alles ainult üks tuumariik või tuumarelvadega riik. NATO asutaja liige, üks kõige võimekam NATO liige, kellel on tõesti väga korralik sõjavägi siis, jah. Et mis juhtus siis, kui sa ei peagi vallutama midagi, sa ei pea sõtta minema, sa lihtsalt võtad valitsuse maha. Ja erinevaid viise kasutades, esiteks sotsiaalmeedias, siis pumbati palju raha Marine Le Penile. Ja tulemus on, Macron enneks võitis, aga seal oli ka tõsised katsed mõjutada valimisi ka häkkimise kaudu. Macroni meeskond oli nii tark, et nad aimasid juba pärast USA kogemust siis aasta või pool aastat varem, et nad siis istutasid oma serverisse igaks juhuks täiesti ilmselgelt võltsitud kompromaati. Altkäemaksud, värgid, sellised asjad. Lihtsalt kindlustuspoliis. Juhul kui nad pääsevad meile sisse, siis nad ilmselt võtavad need kõige mahlakamaid asju, ja nii juhtuski, et siis nad olid
väga niisugused igasugused absurdsed, aga mahlakad dokumendid, aga mis olid ilmselgelt võltsitud, aga need, kes murdsid sisse, ei saanud sellest aru. Tähendab, see juhtuski nii, et siis häkiti sisse vahetult enne valimisi, siis paisati laiali Prantsuse meediasse, aga siis, kui sa vaadata neid asju, mida nad paiskasid, vaadake siin Macron seda ja toda teinud, sa näed, et come on, see on nagu täiesti absurdne, halb prantsuse keel või siis nagu allkirjad, mis ei ole Macroni omad ja nii edasi. Aga seda katsetati ja me oleme pärast seda näinud üle Euroopa igasuguseid analoogseid asju, Bulgaarias frackingu vastased rohelised, kes tegelikult, osa see publik on võib-olla roheline, aga see kampaania tuli jälle Peterburist. Me oleme näinud, eriti teine näide on, kuidas siis see oli nii sotsiaalmeedias kui ka telekas, et RT, ütleme see Vene telejaam, mis on siis kaabliga vaadatav, toetas väga vaktsineerimise vastaseid ja rääkis, kui kohutav see on, nii et ärge mingilgi juhul vaktsineeri end COVID-i vastu. Samal ajal Venemaal Vene televisioon, mis on suunatud siis venelastelt, kui te ei vaktsineeri, sa kaotad oma töökoha. Et see on kõik, mida siis see sotsiaalmeedia võimaldab ja kuidas see maailm on niivõrd erinev sellest, kuidas ta oli 2006. aastal. 2 küsimust selle kohta. Küsimus number 1 on see, et jällegi sellel ajal, kui olite teie president, oli Obama president, kogu maailm tundus veel liikuvat ka liberalismi, tolerantsi, kõige selle suunas. Nüüd enam kellelgi väga ei ole sellist tunnet, et see kurss oleks sinnapoole. Siis küsimus on see, et kas siis tollel ajal tehti nii meie riigis, Euroopas, Ameerikas nii-öelda mingisuguseid vigu või jäeti mingisugused asjad tegemata, mingid asjad, mida ei osatud ette aimata, et see kurss mingisugusel hetkel hakkas tugevalt muutuma. Kas olid mingid asjad või mingid inimgrupid jällegi, kelleni kas ei jõutud või kelle peale ei osatud mõelda? See on küsimuse esimene pool ja küsimuse teine pool on see, et mis praegu sellises olukorras, kus me oleme, on see tee sellest välja. Sest jällegi, kas teie teate kedagi, kellel oleks selline tunne, et praegu asjad liiguksid paremuse suunas? Pigem on kõigil selline tunne, et nad veel liiguvad nii-öelda sinna nagu mustema tuleviku suunas ja siis võib-olla hakkavad kuskilt välja tulema. Et kus kohas see valgus lõpuks paistma hakkab? No ütleme nii, et jälle kui vaadata minu ajast, minu ametiaja raames, siis tähendab on suur hoiatav märk oli 2007. aasta märtsis, kus on iga-aastane suur Müncheni julgeolekukonverents ja Vladimir Putin läks sinna ja üldiselt nagu hakkas rääkima, erinevalt varasemast ajast, hakkas rääkima umbes nagu ta räägib praegu. Teie lääs, te olete kohutavad, te olete meie vaenlased. Ja läänepoolsed riigid olid kõik šokis sellest. Ma olin kohal, sest ma olen iga aasta keeles. Siis ma olin isegi esireas seekord, istusin seal. Ma ütlen, see on päris tuttav. Pärast arutasime, idarooplased ütlesid, et nüüd nad räägivad ülejäänud maailma nii, nagu nad ähvardavad meid. Et väga tore, lääs oli šokis. Aga nad, esimene väljend pärast seda toimus just siin, Eestis. Küberründed 2007. aastal, mida, ütleme, kui lugeda, nüüd on see ohtlik pool küberist juba piisavalt kaua eksisteerinud, et kui lugeda siis ajaloolisi ülevaateid, siis võiks öelda, et esimene kübersõda oli üldse maailmas, oli Eestis. Mitte, et varem ei olnud häkkimisi ja muid asju, aga selline avalik rünnak kellegi vastu. Häkkimised olid toimunud nagu aastakümneid juba, aga põhiliselt nagu kaitseministeeriumide vastu ja nii edasi. Aga see oli nii, et kõigil oli näha, et pandi kinni. Riik pandi kinni.
ja see oli, järgmine asi oli siis, no minule vähemalt, teised ei pannud tollal eriti tähele, aga Abhaasiasse ja Lõuna-Osseetiasse viidi sisse Vene raudteeväed. Raudteeväed, no teistel sõjavägedel ei olegi sellist asja nagu raudteeväed peale Venemaaga üldiselt. See on selleks, et teha raudtee korda, et rünnata kedagi. Sest juba 19. sajandist saati on Vene sõjavägi põhinenud logistika ja muu poolest raudteele. Ja siis tuli augusti 2008, tuli siis, siis vallutati suur osa või mingi märkimisväärne osa Gruusiast. Ja seal hakkas nagu asi kiskuma kiiva, sest lääs ei reageerinud sellele. No meie tegime kisa, Poola tegi kisa, ida-eurooplased. Me olime tollal juba NATOs, me olime Euroopa Liidus, aga meid ei võetud kuulda. Ja aasta pärast seda, või isegi vähem kui aasta pärast seda kuulutas Obama välja oma reseti poliitika, nüüd oleme kõik sõbrad, družba narodov ja kõik niisugune värk. Nii et see oli, siis oli märgata. Tollal meid ei võetud kuulda, meid tähendab mitte ainult Eesti, Läti, Leedu, Poola, kogu see piirkond. See oli periood, kus siis Soome president ütles, et et eestlased protesteerivad Gruusia vallutamise vastu, sest nad kõik, Eesti rahvas kannatab postsovjetliku trauma all. See on täiesti kohatu. See on, kui sa kütad, et Eesti president iseloomustaks tervet rahvast. Aga siis, nii et see oli üks, ütleme see hoovus. Teine oli siis majanduskrahh, mis tuli 2000, algas nagu pihta 2008-2009, ütleme see oli jälle kaua aega seal, ütleme, loomise. Tuli krahh, nagu krahhid alati tuli väga järsult, aga see pigem tuli, ütleme, investeerimissektoris, kellel lubati teha asju, mis varem olid keelatud ja mingis sellises liberaliseerimise vaimus või just majandusliberaliseerimise vaimus võeti ära need, ütleme, need piirangud, mis oleksid vältinud sellist riskantset investeerimist, kus inimesed võtsid laene ilma, et neil oleks üldse mingid tagatisi. Ja siis see oli niisugune püramiidskeem sisuliselt ja kui see varises kokku, nagu kõik püramiidskeemis varises kokku väga kiiresti ja see oli, mis juhtus. Aga see mõjutas kogu maailma. Kogu maailm kaotas meeletult palju raha. Väga paljud riigid alles nüüd on hakanud või hakkasid jõudma majanduslikult seal, kus nad olid 2009. aastal ja siis tuli meil COVID. Mis jälle, COVID on üks sellest asjast, mida ei olnud võimalik üldse ette näha. See on, ma ütleks, see on niisugune must luik, kui kasutada sellist termi, mis on vist raamat on isegi eesti keelde tõlgitud. Nassim Nicholas Taleb. Aga sealt ja siis, ütleme see, mis algas see Vene suunamuutus, mis algas 2007. aastal, see viis välja, siis teks Krimmi vallutamisel. Jälle lääs ei reageerinud, või ütleme Lääne-Euroopa 2015 sõlmis Saksamaa Nord Stream 2 lepingu. Tal nagu poleks midagi juhtunud. Ja siis nii me jõudsime siia. Nüüd, mida ma ütleks, ütleme, viimases osas siin, mis on osaliselt vastates teie küsimusele, on, et kus
no mis minu mure on järgmine, et vaadake, me oleme elanud, pea kõik inimesed, kes on praegu elus, ütleme vähemalt läänemaailmas, on elanud teise maailmasõja järgses olukorras, mida sisuliselt USA ise lõi alates 1944. aastast, kus nad lõid esiteks nii-öelda Bretton Woods institutsioone ehk siis Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond juba mõeldes ette, et kui see sõda kohe lõpeb ja siis me tahame vältida, mis juhtus pärast esimest maailmasõda, et meil on nagu võimalik riike aidata rahaliselt. Ja siis sellele kiiresti järgnesid niisugused sammud, mis olid sisuliselt USA nagu välja mõeldud, mis olid väga edukad. Üks oli ÜRO ja seal ÜRO võttis vastu siis selle kõige olulisema osa selle ÜRO hartast, et keelatakse ära jõu kasutamist piiride muutmisel või territooriumide ülevõtmisel. Ja see on see printsiip, mis on kehtinud kogu aeg pärast seda, peaaegu kogu aeg. Ja siis, mis tuli see, siis nagu Nõukogude Liit muutus agressiivseks, siis loodi NATO ja siis majanduslikult oli, kui oli juba tekkinud NATO, siis oli nagu loomulik, et peaks olema mingi majandusühendus ja sellest tuli siis söe ja terase liit, mis siis kasvas Euroopa ühenduseks, mis hiljem siis kasvas Euroopa Liiduks. Need institutsioonid ja see põhimõte, mis kõik said oma alguse teise maailmasõja lõpus, need praegu murenevad. Ja mis on minu väide oli tollal juba Gruusia sõjal ja siis kordasin seda pärast Krimmi annekteerimist, on see, et vaadake, te olete nagu hävitanud seda teise maailmasõja järgse korra alustalasid. Me põhinemegi sellele, et ei saa kasutada jõudu, sõjalist jõudu, et muuta piire. Teisena agressioon on keelatud. Aga alates Gruusiast, aga meil on natuke eurosid vaja, ostame sealt gaasi ja müüme neile seda ja toda ja meie majandus on ikka tähtsam ja ju nad ei tee midagi niikuinii. Siin me oleme. Esimene suur sõda Euroopa mandril pärast teist maailmasõda, 100 000 ohvreid, kohutavad sõjakuritegusid, küüditamised, laste küüditamised, piinamisi, vägistamised. Ja me oleme siin kes me peame relvastama neid ikka. Ja nii, et minu mure on see, et see, mis hoidis rahu meil 80 aastat, see on nüüd praegu hävimas. Kui me ei tee midagi ise selleks, et neid põhimõtteid taastada ja panustada jõuliselt sellesse. Iga kord, kui mõni ärimees ütleb, aga see kahjustab minu äri, mida me kuuleme igas riigis, Euroopas ja Ameerikas, rohkem näiteks Saksamaal kui protsentuaalselt kui Eestis, aga Eestiski on need hääled. Need see on lihtsalt, sa riskeerid sellega, kuigi Venemaa pole enam kommunistlik, aga see Lenin ütles, et kapitalistid, et me müüme kapitalistile kõige, millega me poome neid üles. Ja see on nagu see olukord, see on sama asi praegu kehtib, kuigi need ei ole kapitalistid ja kommunistid, vaid see on Venemaa ja lääne, ütleme, ahned äriringkonnad. Ja, vaatame, kuidas me tunneme toime sellega, ma ei tea.
kas me oleme võimelised eetiliselt, moraalselt ja poliitiliselt, et vältida olukorda, kus me lubame praegust olukorda Ukrainas minna Vene võidu poole. No põhimõtteliselt, mis te ütlete, et on see, et me oleme iseenda mugavuse ohvriteks saanud. Noh, kogu lääs ja võib-olla ma ei tea, meie siin võib-olla isegi no mina kardan Eesti puhul, et kordub selline mõtteviis, nagu oli siin 39. aastal. Et isegi siis, kui oli sõda Soomes üle lahe, me oleme erapooletud, me oleme neutraalsed, see läheb meist mööda. Noh, see ei läinud meist mööda ja arvata, et kui me oleme, valime ühe agressiivse riigi puhul sellist jaanalinnu mõtteviisi, et noh, me ei tee midagi, ju nad meid ei puuduta. No siis me oleme seal ja see on võib-olla Eestis on seda võib-olla vähem tänu meie ajaloole, aga kindlasti on see üks märkimisväärne osa Saksamaast, Prantsusmaast, Itaaliast, Hollandist on, noh, tead, see meid ei puuduta, ju kõik läheb hästi ja me näeme samasugust mõtlemist Hiina suunas, kuidas Scholz ja Macron külastavad Hiinat ja majandus on väga oluline ja ärme nagu liiga suurt numbrit tee nendest asjadest. No selles me oleme võib-olla natuke rohkem karastanud, kuna me oleme näinud neid vilju. Ja see sama asi, mida te enne mainisite selle kohta, kuidas internetis inimesi mõjutades on võimalik saavutada tulemusi, mida varem said saavutada ainult sõjaväelise jõuga, siis täpselt sama asja on ju teinud ka Hiina kogu Aafrikas ja ka Aasias sellega, et nad on lihtsalt majanduslikke võtteid kasutades suutnud ilma sõjaväega kasutamata väga mitmed riigid saada põhimõtteliselt enda nagu teooriusesse. Me oleme kõige parem näide sellest on Sri Lanka, kus makstes ilmselt makstes altkäemaksu mingile osale valitsuse ministritele sõlmiti sellise lepingu oma selle sadama osas, mis on nagu katastrofaalne, mida nad ei oleks suutnud ealeski kinni maksta ja see läks üle Hiina omandisse. Noh, jälle altkäemaksud töötavad ja sellised ostud töötavad. Need on asjad, mille peale me ei mõtle piisavalt palju või ma ütleks võib-olla isegi, et ida-eurooplased mõtlevad natuke rohkem selle peale kui lääne-eurooplased. Toomas Hendrik Ilves, meil on veel viimased 5 minutit alles, ma küsin teilt paar viimast küsimust. Esiteks, seoses kõige sellega, mis me just rääkisime, kui me paneme endale korraks, ütleme, realistlikult võimalikult roosat prillid ette, siis mis on see parim lahendus praegult, kuidas me sellest olukorrast tuleme välja, kas siis esiteks Eestina, teiseks Euroopa Liiduna ja kolmandaks läänemaailmana või kas teil üldse on usku sellesse, et Euroopa Liit sellisena, nagu ta praegult on, püsima jääb? Mulle ei meeldi roosad prillid, aga vähemalt meil on päris positiivne areng, mis on nagu viimase aasta jooksul, veel me alates 24. veebruarist, on, et siiski Euroopa on rohkem kokku hoidnud, kui ma oleksin kunagi arvanud. Et me kõik, tõsi, mõningaid inimesi tuli tirida röökides, aga positiivne on ka see, et pärast 75-80 aastat, Rootsi puhul 210 aastat otsustasid nad minna NATO-sse. Nad ei veel vastu võetud, aga see on meeletu muutus ja see on meeletu muutus kogu meie julgeolekupiirkonnas, sest siiamaani põhiprobleem Eesti, Läti, Leedul oli, et me oleme väike kitsas riba NATO sees, kus saab kiiresti sisse sõita ja vallutada.
ja ma isegi lõin selle termini nagu Suwalki koridor või, aga nüüd peatselt, väga loodan, muutub Läänemeri NATO järveks sisuliselt, kui see on mingi väike Kaliningrad seal all, mis muutub täiesti tähtsusetuks. Ja meie kaitsesügavus on selline termin, mida kasutatakse. Meil oli ebamõistlikult õhuke kaitsesügavus seni, kuni ei olnud Soome ja NATO olid, seni kuni Soome ja Rootsi olid NATO välised. Selles hetkes, kui nemad astuvad NATOsse, on meil võib nagu Soome F-35 edasi-tagasi üle Soome lahe minna nagu iga 10 minuti tagant lihtsalt edasi-tagasi sõites. Et Läänemeri kui NATO järv on üks suurimaid positiivseid muudatusi üldse viimase, ütleme, pärast Eesti vabanemist. Strateegiliselt on kõige olulisem muudatus meie piirkonnas just see. Selge. 2 kõige viimast küsimust. Esiteks see, et kas teil on sellest ajast alates, kui teie presidendiks saite 2006. aastast alates, olnud mingisuguseid uskumusi või tugevaid veendumusi, mis on sellest ajast alates muutunud, mille kohta te nüüd mõtlete, et teate, arvasin niimoodi, aga tegelikult tuleb välja, et on hoopis niimoodi? No ma ei tea, mul olid siis tollal mingid roosad prillid, mis puudutab siis rahvussuhteid Eestis, et ma väga propageerisin seda läbisaamist. Need purunesid 2007. aastal pronksiööl. Ja teine asi, mis puudutab Eestit, on, mul on alati olnud selline arvamus, ma räägin nagu lapsest saati, et kui Eesti saab olla vaba, et ta saab olema väga edukas kaasaegne riik, mida ta on, aga ma ei oleks, ütleme, sellise sallimatuse, viha, võõraviha, homoviha, üleüldse vene lembelisus, mida me näeme osa Eesti poliitilisest spektris praegu, on täiesti ootamatu mulle. Ma ei ole sellest üldse aru saanud, kuidas on võimalik, et riik, mis on, kus rahvas, kes on nii palju õppinud oma negatiivsetes kogemustes, võiks ikka eelistada sellist nagu mingit keskaegset mõtteviisi, mis ma ei tea, see on ütleme see teine asi. Ma usun ka, et see oli 2008. aastal augustis öölaulupeol. Ma usun, et ma mäletan õigesti ka, kui teie ütlesite, pidasite kõne seal ja te ütlesite... See oli kohe pärast Gruusiat. Just, täpselt. Ja te ütlesite seal kõnes seda, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Ja mina olin sellel hetkel väga noor inimene, ma olin 14-15 aastane ja ma ütlen ausalt, mind ajas see vihaseks tollel hetkel. Sellepärast, et minule see kõlas nagu sellise asjana, et kuidas keegi võib tulla mulle ütlema, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Ja see on olnud minu jaoks selline asi, mis minu elu jooksul iga paari aasta tagant ma mõtlen selle peale ja see tuleb mulle meelde. Et tuleb meelde, et nägin, ütlesite sellist asja ja iga aastaga minu arvamus selle kohta, et nii-öelda, mis ma sellest mõtlen, nii-öelda muutub. Et see on olnud minuga huvitav asi, et see on pool minu elu minuga kaasas käinud, see, et te kunagi sellist asja ütlesite. Et ma selle kohta otseselt kommentaari teilt ei küsi, kui te ei taha selle kohta kommentaari öelda. Aga siis lihtsalt küsiksin veel viimase asjana, et kuna jällegi meie moto on inspireerides teadlikumat maailma, siis kas see, et mis teid inspireerib või kuidas me saame paremini inspireerida? Ma vastan esimesele küsimusele, on see, et tegelikult see ei ole mingi uus mõte. Reagan ütles 2000. aastal, et vabadus ei ole meile antud vere kaudu, et iga põlvkond peab uuesti avastama, milline on vabaduse tähendus ja kas selle, ma siin parafraseerin, ja selle eest võitlema. Ja
nii et kui see vihastas, siis see on väga hea, ma loodan siis, et võib-olla nüüd saadakse aru rohkem, et tõepoolest tuleb võidelda selle nimel, et see ei ole iseenesestmõistetav ja ütleme, mulle on, kui sa vaatad, kui palju Ukraina on muutunud viimase, 10 aasta jooksul, kus on tõesti muutunud vabaks rahvaks ja siis neid vallutatakse selle pärast, et nad on vaba rahvas, siis see peaks olema selge, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav. Ja mis see teine küsimus oli? Mis teid inspireerib või kuidas me inspireerime teadlikumat maailma? Mis me saame teha selle jaoks? Lugeda rohkem, ma ütleks. Inspireerida maailma. No, ma ei tea, mul ei ole head nõud selles küsimuses, igaüks inspireerub nii-öelda, võtab oma inspiratsiooni nendest asjadest, mis neid huvitab. Võib-olla nagu pigem negatiivne, hoiatav osa on, et mitte minna kaasa alati sellega, mis on parajasti popp ja et ole, kes sa oled ja usu iseendasse, et kui mina oleks olnud oma elus ainult läinud kaasa sellega, mis oli, ütleme, sellega, mis ümbritses mind, siis ma usun, ma oleks olnud palju õnnetum inimene ja ei oleks väga palju teinud. Võib-olla ütleksin nii. Aastal 86, kui ma olin Vabas Euroopas, olin siis analüütik tollal, kutsus direktor mind välja ja ütles, et kuule, Toomas, me teame, et sa kirjutad hästi, sa kirjutad meile huvitavad analüüse, aga sa saad aru, et see on täiesti lootusetu. Eesti ei saa mitte kunagi vabaks. Et teate, ma räägin selle, mis on uus suund ja me oleme valmis siin saatma tippülikoolis õppima seda, et olla ekspert ja see ala on terrorism. Ja tollal terrorism ei olnud eriti niisugune suur asi. 86 oli väga para. Ja siis, ja loomulikult see oli väga ahvatlev. Siis mõtlesin, ei, mina usun sellesse, et Eesti saab vabaks. Võib-olla oleksin, kui Eesti poleks, siis oleksin vaadanud tagasi, et see oli nagu, aga siiski iga inimene peaks jälgima oma uskumusi. Toomas Hendrik Ilves, suur aitäh saatesse tulemast. Väga meeldiv oli, aitäh. Ja suur aitäh kõigile vaatamast ja järgmise korrani.